Tabasime Jaak Madisoni sihtasutuse perekonna traditsiooni kaitseks telgi juurest. Kas olete erakonda nii-öelda vahetanud? Kahjuks võimalik erakonda vahetada, kuna sihtatus perekonna traditsiooni kaitseks ei ole poliitiline organisatsioon ehk siis sellega erakond. Nii et erakonnale jääma ikkagi truuks, nii nagu ma esimene erakond, kui ma üldse astusin, olen ma siiamaani ikka Konservatiivses Rahvaerakonnas ja küllap ma siia ka jään väga pikaks ajaks. Mis on toonud sind välja? Kindlasti algatus on ka olnud meie ju valimisprogrammis. See on meie üleüldine üks poliitiline eesmärk suurendada rahvaalgatuse võimalust, suurendada referendumite osakaalu ja anda rahvale tagasi otsedemokraatlik võimalus kaasa rääkida otsustusprotsessides. Sarnaselt Šveitsile ja teistele mitmele Euroopa riigile, kahjuks mida Eestis tänasel päeval ei ole ja kuna siis SAPTK ehk perekonna traditsiooni kaitseks on selle algatuse enda peale võtnud, siis me üritame aidata nii oma noorliikmetega, et see üritus oleks võimalikult efektiivne ning see leiaks võimalikult suurt kõlapinda üle Eesti ja see tõesti jõuaks ka lõppresultaadini. Poliitiline represseerimine on Eestis omamoodi alguse saanud näiteks Priit Teivese juhtumi näol. Kas või kui hullu see protsess võib juba olla? Absoluutselt, et Priit Teivesega oli ka võimalus vestelda siis Arvamusfestivalil, kuna me mõlemad oleme Järvamaa mehed ja vähemalt tema sõnul ta läheb kindlasti edasi veel kohtusse antud küsimusega, kuna sellisel põhjusel vallandamine on ilmselgelt poliitiline represseerimine samal ajal, kui alles loetud kuud tagasi kirjutas üks Tartu Tamme gümnaasiumi bioloogiaõpetaja, mismoodi tema ei taha, et tema lapsed elavad EKRE juhitavas riigis, kus on vihkamine, vaenutegevus, mittesallimine, eks mis oli otsene tegelikult viha õhutamine enamus Eesti rahva vastu, kes mõtlevad konservatiivsemat laadi ja selliste õpetajate puhul me pigistame silma kinni Haridus- ja Teadusministeeriumis, samamoodi teeb seda minister Jürgen Ligi, samamoodi on samad juhtumid Jüri gümnaasiumis, kus üks ennast politoloogiks nimetav õpetaja siis võtab sõna poliitilistes küsimustes ja otsesõnu õhutab vihkamist tegelikult kõikide konservatiivselt mõtlevate inimeste vastu. Ja samal ajal Priit Teeves, kes rääkis otseselt demograafilistest probleemidest, võib-olla küll mitte ilustatult ja ilukirjas, kuid otse ausalt ja mitte ühtegi valet esitades lastakse lihtsalt lahti ja veel kiidetakse ka meie võimu poolt heaks. Arvamusfestivalil jäi kõrva see, et päris paljud poliitikud on hakanud üle võtma EKRE seisukohti. Kuidas seda kommenteerida? Jah, ja see pole mitte ainult Eestis. Sama asi on toimunud ka Soomes, Lääne-Euroopas, Rootsis. Väga hästi ilmestab seda ka Rootsis olev poliitiline olukord, kui ma septembris kohtusin Rootsi parlamendi spiikriga Janna Liiniga, kes väitis neljasilma vestluses otse, et tema käis, kes on muide sotsiaaldemokraat Rootsis, ehk siis väga vasakpoolne, et nad peavad valimiskampaanias hakkama rääkima konservatiivsest immigratsioonipoliitikast, sest muidu Rootsi demokraadid tulevad ja võidavad valimised. Teda küll kuulatud kampaaniaplaani tegemise ajal ja Rootsi demokraadid tegid väga hea tulemuse parlamendivalimistel ja tema peab seda nii-öelda oma erakonna süüks, et nad nii-öelda ei valetanud rahvale ja ei võtnud Rootsi demokraatide seisukohti, et saavutada parem tulemus tegelikult siis valsklusega. Ja sama asi on ka Eestis toimumas, kus siis meie kindlad seisukohad, põhimõtted üritatakse kaaperdada siis väga valedel ja vääratel eesmärkidel, et hoida võimalikult kaugel üks erakond, kes ei sõltu mitte kelleski, kes ei ole mõjutatav ei Brüsselist ega ei Moskvast, vaid kes lähtub puhtalt Eesti põhiseadusest ja Eesti rahvuslikest huvidest, et tema positsioon oleks võimalikult nõrk. Küll aga on selle vastu ainult üks rohi, ehk siis rahvaga otse suhtlemine, tänavatele tulek, sest ülejäänud teised, nagu näha, ei julge seda teha ja me oleme ainukesed. Peatselt algab Riigikogus uus hooaeg. Mis on ees ootamas? Kindlasti enne uue hooaja algust jõuab veel tuure koguda presidendivalimiste ralli, kus on, ma arvan, üks eksistentsiaalne küsimus Eesti tuleviku jaoks, milline inimene saab Eesti riigi esimeseks meheks, kas kahtlaste afääridega seotud ja 10 miljoni dollariga seotud isikud või siis oma rahva viha õhutav parlamendispiiker või siis inimene, kes teeb kohatud nalju oma kaasdebateerijate aadressil või siis saab tõesti oma riigist ja rahvast hooliv sõltumatu kandidaat, kes lähtub ainult Eesti huvidest ja mitte üheski teisest. Samal ajal sügisel saab olema kindlasti üks suurema tööeesmärke ka loomulikult kohalikeks valimisteks valmistumine erakonnas ja parlamendis loomulikult küsimus Euroopa Liidu üle, kuna praegu samasugused protsessid jätkuvad, mis toimus enne Brexitit, mitte ühtegi suunamuutust ei ole täheldada ja seega on oodata ka nii-öelda uusi
võimu koondamisi ja tsentraliseerimist ühte võimukeskusesse ehk siis Brüsselisse Euroopa Komisjoni kätte ja ma arvan, see saab näiteks ka minul endal olema üks suurimaid lahikutandreid siis sügisistungjärgul. Ja loomulikult, mis on ka meil eelnõudest kindlasti plaanis sisse anda, on näiteks ka siis juba kuu aega tagasi välja öeldud näiteks Kuku raadio intervjuus ja mida Mart Helme tõi välja suvel, et just nimelt lastekaitse eesmärgil siis mis puudutab vanusepiiri tõstmist samale tasemele nagu enamus Euroopas, ehk siis 16 eluaastale vahekorras lubamine. Ehk siis tänasel päeval on tegelikult Eestis legaliseeritud pedofiilia ja see on kindlasti koht, kus konservatiividena me kaitseme eelkõige tugevaid perekondi, laste õiguseid ja üritame igati vältida siis väärkasutamisi ja väärkohtlemisi ning see on üks asi, kus me kindlasti üritame asja läbi suruda Riigikogus. Tänu ja edu tänaseks ketsumiseks!